Mu daamid ja härrad, Raadio Sky Plus edetabeli saates intervjuu Robbie Williamsiga. Robbiga võiks rääkida arvatavasti kõikidest maailma asjadest, kuid kuna tal on ette näidata kadedaks ajavalt edukas laulja karjäär, siis põhiliselt tegin juttu just sellest. Kuna Rock DJ on tema üks silmapaistvamaid videosid, siis palusin Robbil rääkida selle tegemisest, sest sel ajal, kui see valmis, oli see suur asi popkultuuris ja see oli ka üsna eriline. Eks ju? Yeah, I sort of, there was these advertising guys that I knew, French geezers, Fred and Faris, I think the names. Jaa, ma tundsin kahte prantslast, kes tegelesid reklaamindusega. Nende nimed olid vist Fred ja Harris ja ma teadsin, et neil on hea idee video jaoks, kus ma võtan oma naha maha ja muutun luukereks. Selle nahast ülikonna selga panemine võttis päeval aega umbes 7 tundi ja seljast võtmine veel 2 tundi. Ja me olime kuskil maakohas, mis peenete inimeste jaoks tähendab ükskõik kus väljaspool Londonit. Ma sain jah teada, et nad kutsuvad seda maakohaks, seega olen ka mina pärit maalt. Me olime siis maal ja ma panin selga selle lateksist ülikonna, mis võttis aega 7 tundi, nagu ma juba ütlesin, ja siis ma jooksin sellest tänaval autode vahel ja läbi hotelli. See oli lõbus. Mulle kutsuti politsei ja ma jooksin läbi inimesi täis söögisaali, mis oli üsna põnev. Ja loomulikult ma veetsin terve päeva poolpaljana modellidega, mis oli sel ajal minu elu loomulik osa. Dressed as a sinew man. And yeah, I spent the whole day semi-naked amongst a load of models, which was par for the course at that point of my life. Kui palju sa olid sel ajal seotud muusikavideote tegemisega? Kui suur osa kontrollist oli sinu käes? Oh, all the control has always been mine. Kogu kontroll on alati olnud minu käes ja see piirdus minu jaoks ütlusega. Las need kujud mõtlevad midagi välja, nad on targad. Ma lihtsalt näitlesin videos. Idee polnud minu, vaid kellegi teise oma. Candy oli minu idee. Seal oli palju minu ideid, aga selle video mõtlesid välja targad poisid Prantsusmaalt. These two very clever boys from France came up with. Loomulikult ei saanud ma küsimata jätta ka laulu Angels kohta. Kui sa nüüd tagasi vaatad, siis öeldakse, et iga artisti karjääris on laul, mis jääb teda elu lõpuni kummitama. Kas Angels võib olla see sinu laul? God, no. You know, it was the song that opened up the doors for me and stopped me being dropped from the record company. Jumal ei. See oli laul, mis avas mulle paljud uksed ja plaadifirma ei lõpetanud minuga lepingut. Kas sa tead, et plaadifirmas käis ringi memo, kus oli kirjas, et välja on antud 4 laulu ja 1 album, mida on müüdud 40 000 eksemplari. Keegi, kes oli kulutanud palju raha nende peale, oli arvamusel, et see ei ole piisav ja kui mina oleksin olnud plaadifirma juht, oleksin ma endaga kohe lepingu lõpetanud. Siis tuli Angels välja ja kõik see, mis pärast tuli, sai võimalikuks ainult selle tõttu. Ma ei ütleks, et see laul lämmatab mind. Mu laulud on jõudnud 30 korda top 10-sse. Seega, ma arvan, et ta on leidnud oma koha. Ma ei ole kirjutanud sellest ajast alates midagi, mis oleks nii palju mõjutanud popkultuuri, aga paljud inimesed pole ju seda teinud. Seega, ma olen väga rahul, et see laul on minu nimekirjas ja kui mind jäädakse mäletama selle laulu järgi, siis olen ma väga õnnelik. You know, so I'm very pleased that it's in my locker. And if that's the song that I'm remembered for, then I'm very, very happy that I will be remembered for it. Läksin ka veidi isiklikumaks ja uurisin, kes olid sel ajal tema sõbrad. Sa olid väga tihedalt seotud Take That'iga ja ma arvan, et sa tundsid kergendust, kui neist lahkusid. Millised olid sõbrad sinu ümber? Sest ma arvan, et kui sa olid selles bändis, siis seal oli kõik nii tugeva kontrolli all, et sa ei pidanud kellegagi sõprussidemeid looma. I sort of left school when I was 16 and off I went into Take That. And those years, 16, 17, 18, 19, 20, your formative years when you learn to be a man and, you know, you develop proper friendships that stay for life. Fortunately and unfortunately. Ma lõpetasin kooli, kui ma olin 16 ja ühinesin Take That'iga. 16. kuni 20. olid minu kasvamisaastad, mil sa õpid olema mees ja sul kujunevad välja tugevad sõprussuhted, mis jäävad kogu eluks. Õnneks ja õnnetuseks ma reisisin maailmas ringi ja unustasin oma juured ja siis ma lahkusin Take That'ist. Ja Take That oli väga turvaline koht ja siis olin ma järsku väga ebaturvalises keskkonnas. Ma olin Londonis ja püüdsin leida sõpru ning peaaegu kõik mu sõbrad olid narkomaanid. Ma ei näita kellegi peale näpuga, sest olin ise samasugune. Mul oli palju tuttavaid, aga ma ei nimetaks neid sõpradeks ja nemad ei kutsuks mind samuti sõbraks. See oli aeg, kui ma käisin peolt peole ja see kõik oli väga tore ja see kõik viis mind lõpuks võõrutusravile.
Seega, keda ma peaksin enda sõpradeks? Mul ei ole olnud neid palju. Ma lihtsalt tundsin paljusid inimesi ja ma käisin ühest paarist teise, peolt peole ja ma ei olnud väga usaldusväärne inimene ning suhtlesin samuti ebausaldusväärsete inimestega ja seega võõrutusravi oli minu jaoks järgmine peatus. And I was hanging around with not very reliable people and next stop for everybody was rehab. See oli vist üsna üksildane koht. Yeah, I suppose so, but I think that the 20s for a lot of people are lonely, from what I understand. Jaa, on küll, aga minu arvates on paljud 20-ndates eluaastates inimesed üksildased. Minu naine vihkas oma 20-ndaid. Ta oli väga üksik, aga see ei olnud narkootikumide ega sõprade tõttu. Sinu elus on senini olnud ainult keelud ja käsud ning äkki on kõik teed su jaoks valla ja see ajab sind segadusse ja isegi mõnikord rikub su elu ära. Sa püüad aru saada, kes sa oled, ilma oma vanemate juhendamiseta. And it can fudge your life up for a little bit. You're trying to work out who you are without your parents' guidance. And I think your 30s is when ja ma arvan, et 30-ndad eluaastad on need, kus sa hakkad oma iseseisva eluga juba harjuma. Vähemalt minuga läks see nii. Ma arvan, et kui poistebändid laiali lähevad, siis on seal palju traagikat. Vaadake või NSYNC-i, Backstreet Boysi, Take That'i ning tulevikus One Directionit. Selles on palju traagikat, kui nende nägudel peegeldub küsimus, mis minuga küll juhtus. To your Backstreet Boys, to your Take That's, and then to your future One Directions. There's a lot of casualties with faces going, huh? What's just happened to me? Hopefully everybody makes it out alive. Loodan, et kõik tulevad sellest eluga välja, aga see on nagu üks ilus mürgikarikas, sest kui sul on õnn olla eduka poistebändi liige ja teid saadab edu 1 aasta ja teine aasta, aga kunagi tuleb selle lõpp, sest sulle korrutatakse kogu aeg, et see ei kesta igavesti. Mina tõin selle kaasa ka oma soolokarjääri ning igal aastal, kui ma olen ikka veel esikohal või selle lähedal, ma tean, et kunagi tuleb ka langus. And I took This Won't Last Forever into my solo career as well. So, every Christmas that I got to and I was still number 1 or thereabouts was a good Christmas, but I was always been expecting the clanger to drop and to fall out of favor. Kuna ansambel Take That on Robbie elus olnud väga tähtsal kohal ja mees saab bändiliikmetega seni üsna hästi läbi, siis uurisin, kelle idee oli kirjutada Shame. Oli see Gary või sinu mõte? That was the first song that we wrote together. We had a quiz at my house on a Sunday evening and Gaz was over and then I said, hey, why don't we write? Get your ballad fingers on. He said, well, I've got something. And then the next day See oli esimene laul, mille me kirjutasime koos. Gary oli ühel õhtul meil külas ja ma küsisin, miks ta ei võiks midagi kirjutada. Järgmisel päeval ma läksin talle Malibusse külla. Ta ei osanud mind oodata, sest ma olin selline veidrik. Ma olen ka praegu veidrik, aga siis olin ma tõeliselt veider. Ma küll tahtsin kuhugi minna, aga siis millegipärast ei läinud. Seekord ma ilmusin kohale ja ta mängis mulle seda meloodiat. Mina püüdsin laulda teistmoodi ja siis ta püüdis mind parandada ning ma ütlesin talle, et pangu meloodia kirja ja mina kirjutan sõnad. Nii valmiski Shame. Ma viisin selle koju ja mu naine kuulas seda ja nuttis. Seal oli ka üks tema inglise sõber, kes tundis ajalugu ja temagi nuttis. Seega ma tundsin, et selles laulus midagi on. Nii sündiski Shame. And I took it home and the wife listened to it. She cried and her mate was there who and my friend who is English and knew the history of everything and she cried and I was like, oh, we might be onto a winner here. And that was how Shame was born. Uurisin ka selle sama laulu video kohta. Well, I do know that it absolutely, Shame video batters my count of any other video I've ever done on YouTube. Ma tean, et YouTube'is ületab Shame'i video kõik teised videod, mis ma olen kunagi teinud. Seda on vaadatud umbes 10 miljonit korda. Samas Buddies 3 miljonit ja Candy umbes 6 miljonit korda. See on tore. See pani inimesed vaatama ja sellest rääkima. Mulle meeldivad väikesed vallatused ja mulle meeldib panna inimesi mõtlema ja nende meelt lahutada. Ma arvan, et kõige rohkem on see video mõeldud meelelahutuseks. Paneb inimesed mõtlema, sellest rääkima ja imestama. Gets people wondering. Kuna värskelt on jõudnud poelettidele ka mehe uus plaat, uurisin, millise peatüki moodustab Take the Crown tema elust. Well, this is very, very important for me to see where I am in popular culture and pop culture right now. It's like,
You don't get pop stars over the age of 40 and I'm nearly 40. Mulle on väga tähtis teada, mis on minu koht popmuusikas praegu. Ei ole palju popstaare, kes on üle 40 ja ma olen peaaegu 40. 40-selt ei ole see enam popstaar, vaid vana mees, kes laulab. Ühel või teisel põhjusel ei ole ma eriti kaasa aidanud oma 2 viimasele albumile. Ma olen neid kõvasti promonud, aga ma ei ole nende 2 albumiga käinud tuuril. I'd like to give this one last go at, hopefully making Seega tahaksin, et see album jääks vähemalt sama kauaks esiviisikusse või esikümnesse kui Escapology, Intensive Care ja nii edasi. See näitab, kus ma olen. And it will see, where I am. And because, I still have many roads. Minu ees on ikka veel paljud teed lahti, mis võimaldavad mul teha palju erinevaid asju. Ma tahan oma tööd jätkata, aga minu järgmine käik sõltub sellest, kui hästi või halvasti sellel albumil läheb. On tore olla edukas ja valitsev, aga kunagi ei tea, millal su valitsemisaeg läbi saama hakkab. Mul on olnud palju unetuid õid, tarbetuid, kui aus olla, sest kõik on korras, elu on ilus, aga see album on minu jaoks väga tähtis ja minu arvates määrab see minu elu edasise käigu. It defines the rest of my life, I suppose. Kuna album tuli välja samal ajal, kui Robbie isaks sai, siis uurisin, et kas see on ka oluline tema tütar Teddy jaoks. See on esimene album, mis on välja tulnud ju tema eluajal. Yeah, not that she's going to remember much about it, Yeah, because I enjoy being a dad, and there's kind of not a lot of reason for me to be away from her. And there's kind of not a lot of reason. Arvatavasti ei mäletada sellest eriti midagi. Ma naudin isaks olemist ning pole palju põhjuseid, miks ma peaksin temast eemal olema. Ja samuti pole põhjust saada laps, jääda koduseks ja lihtsalt olla isa. Võib-olla ma teen hoopis uue albumi või muusikali või filmi. Seega, sellest albumist sõltub, mis on minu järgmine käik. Võib-olla ma ei tee midagi. Võib-olla ühinen uuesti Take That'iga. Praegune aeg on nii ilus kui ka hirmutav. Ma ootan kinnitust oma albumi edule, aga ma saan ka hakkama, kui see ei ole nii edukas. Mind on ennistatud ja mul on elus väga vedanud. But I'll also deal with it not being so huge. That'll be cool too. I'm a very blessed, very lucky man. Sellise helge ütlemisega meie intervjuuga lõppes ja siinkohal suur kummardus kõigile asjaosalistele, kes selle jutuajamise võimalikuks tegid. Let's go.